autopatrull. Hei sõbrad, kena päev sõitmiseks, kas pole? Vau, vaata ette! Oi ei, Ben, kas sinuga on kõik korras? Hea idee, Katie, meie sõbrad autopatrullist saavad aidata. Hei sõbrad, Benil juhtus õnnetus. Kas te saate aidata? Hästi! Läki! Kiirustage, sõbrad! Frank, kas sa arvad, et sa saad seal Benni välja? Hea töö! Hea, et sa kannad endaga kaasas varuosi. Kas nii on parem? Hei, Ben! Vau, see oli lahe, Frank! Aga mis sa arvad, miks Ben kontrolli kaotas? Ahaa, aga kust kõik need klaaskuulid tulid? Hector, kas sa saaksid ülevalt poolt uurida? Tulge, sõbrad, vaatame, kuhu see viib. Hei, mida beebid seal all teevad? Klaaskuulid! Ärge muretsege, beebid, te ei ole jamas. Kas Matt võiks heita pilgu teie klaaskuulikotile? Ongi nii, tundub, et klaaskuulid kukkusid sellest august välja. Ärge muretsege, beebid, me saame selle ära parandada. Hästi tehtud, sõbrad. Head aega! Head aega, sõbrad! Varsti näeme! Autolinn on tänu Matti ja Franki patrullimisele täna heades kätes. Keegi ei julge nende juuresolekul ühtegi jama teha.
tundub, et Matt märkas midagi kahtlast. Oodake nüüd, see ei ole kurikael, see on puksiirauto Tom. Kuid mida ta küll sellest vahetänavast otsib? Oo ei, keegi on Tommi garaažist varastanud kõik uued rattad ära. Ära muretse, Tom. Semud aitavad sul rataste varga üles leida ja need tagasi saada. Hei, mis see aga on? Tundub, et see võiks olla hunnik rehve. Aga ei, see on siiski vaid hunnik kaste. Mida Frank märkas? Rehvi jäljed. Need pidi küll mingi väga kiiresti sõitev auto tegema. Näiteks varas. Tundub, et sellel veokil on liiga palju rehve pagasiruumis. See peab olema varas. Tagaajamine alaku. Ruttu, ta pääseb minema. Mida küll Frank teeb? Varas on ju otse ees. Sa saad ta kätte, Matt. Jätka samas vaimus. Miks ikkagi Matt nii õnnelik välja näeb? See on Frank. Ta vist juba aimas, et varas kavatseb põgeneda. Jaa, Sonny Jim. Sa oled nüüd käes. Ja ainuke koht, kuhu sa nüüd minna saad, on politseijaoskond. Oli see vast alles tagaajamine. Ja see tee blokeerimine oli veel eriti hea mõte. Tom on tulemusega kindlasti rahul. Tomist rääkides, siin ta ongi. Kõik on korras, Tom. Ta ei saa enam kuskile minna. Matt ja Frank said ka su rehvid tagasi. Et kõik autolinna elanikud saaksid rõõmsalt sõita. Hästi tehtud, Semud. Järjekordne imeline päev autolinnas on algamas. Tundub, et Matt ja Frank on täna eriti varakult patrullimas. Oot, mis jama see siin on? Loodame, et see on ainuke liiga täis prügikast. Peaksime ka teisi piirkondi kontrollima minema.
Semud, teil on õigus. Meil tuleb hiljem tagasi tulla, et näha, kas kogu see segadus on ära koristatud. Wow, siin on veel prügi. Tundub, et see on kõikjal autolinnas. Prügi on isegi haigla juures. Ära muretse, Amber. Matt ja Frank juba tegelevad asjaga. Mida? Sa pead haigla kinni panema, kuni kõik prügi on minema viidud. Kuulge, sõbrad. Amber ütles, et haiglat ei saa turvalisuse mõttes lahti teha, enne kui kogu maja ees olev prügi on ära koristatud. Hea mõte, Matt. Prügiauto Garyl kulub selle koristuseks vaid mõni minut. Amber, sina aga arvad, et Gary ongi kogu selle segaduse põhjustajaks. Semud, otsime ta õige üles. Seda soga on lihtsalt kõikjal. Ma loodan, et leiate Gary peatselt. Hei, seal ongi Gary. Kuid mida ta küll siin teeb? Gary, kas selle prügi vedamise asemel hoopis mänginud? Mis lahti on, Gary? Sa jäid öösel haigeks? Sul on õigus, Matt. Meil tuleb Amber appi kutsuda. Hei, Amber! Matt ja Frank leidsid Gary. Aga ta on väga haige. Kas sa saaksid kohe mänguväljakule tulla? Amber, mis sa arvad, mis tal viga on? Ta on end üle töötanud. Siis tuleb meil ta kiiresti maha jahutada ja paak uuesti täis panna. Kas pole? Aitäh, Frank! Matt, ega sul juhuslikult ühte lisakanistrit kütusega pole? Tundub, et Gary tunneb end nüüd paremini. Vau, Gary, sa oled nii agaralt prügikaste tühjendanud. Võib-olla võiksid sa haiglast alustada? Amber pidi selle enne kinni panema, kuna prügi oli lihtsalt liiga palju. Suurepärane! Tundub, et autolinn on varsti jälle puhas. Hästi tehtud. Autopatrull! Seal on Susie ja Jeremy. Miskipärast tunduvad nad väga elevil. Nad suunduvad mänguväljakule. Sõbrad, mis lahti on? Oi ei! Keegi on mänguväljakul vandaalitsenud. Ma arvan, et te peate mõni teine päev siia mängima tulema. Praegu aga tuleks sellest Mattile teada anda. Lähme politseijaoskonda.
Wow! Üks räägib korraga. Hästi! Matt ja Frank hakkavad nüüd asjaga tegelema. Sõbrad, hea mõte! Hargneme, et meil oleks lihtsam vandaali leida. Mis see on? Võib olla vandaalid. Oi, see on Frank. Vandaalid peavad end kuskil peitma. Kas arvad, et nad tulevad täna õhtul tagasi? Loodame, et Matt ja Frank tabavad vandaalid teolt. Oi, mänguväljakul ei ole kedagi. Sõbrad, teil tuleb otsinguid jätkata. See müra tuli vist ehitusplatsilt. Aga selle väravad on suletud. Milline suurepärane idee. Kaameraga näeme üle aia. Vaikselt, vaikselt. Need ongi vandaalid ja nad ei tegele ka praegu millegi heaga. Nii. Kas see pole mitte Tyler ja tema sõber? Tundub, et neil kahel tuleb tänane öö vanglas veeta. Vana hea Matt ja Frank. Nad on kogu öö neid vallatud poisse valvanud, et nad ei prooviks põgeneda. Teil kahel tuleb veel üks ülesanne enne vabadusse pääsemist täita. Teil kahel tuleb nüüd mänguväljak ära koristada, sest ikkagi teie olite need, kes selle ära rikkusid. Pärast koristamist soovite nüüd siin mängima hakata, mis? Tundub, et Susie ja Jeremy soovivad seda sama teha. Mattil on õigus, teie lõbutsemised on nüüd tehtud, on aeg ka teistel mängida lasta. Hea on näha, et mänguväljakut kasutatakse jälle nii, nagu peab. On aeg neil vallatutel lastel koju minna. Loodame, et nad said oma õppetunni. Sõbrad, te tegite suurepärast detektiivi tööd. Autolinn on taas kord korras ja ohutu ning seda kõike tänu teile.
tervist, Matt! Tervist, Frank! Jumal küll! Autodest on tekkimas pikk ummik. Matt, tule ja aita asi kontrolli alla saada. Varsti on ummik läbi. Matt ja Frank uurivad, mis selle põhjustas. Ettevaatlikult, Frank! Hei, Flavi! Sa pead seisma jääma kohe pärast raudtee ületamist. Oi ei! Oi ei! Siit tuleb rong Troy. Tema kella on kuulda. Pidurda, Troy! Pidurda! Fluffy koorem kukkus raudteele. Õnneks suutis Matt Troy seisma saada, enne kui ta kastidele otsa sõitis. Mattil on küsimus. Äkki saaks Troy Flavit kauba transportimisel aidata? Hea tähelepanek, Flavi. Kuidas me küll need kastid Troy kaubavagunile saame? Frank arvab, et ta nägi kedagi, kes saaks meid aidata. Vedas, et tõstuk Francis oli samamoodi ummikus ootamas. Üks veel ja ongi kõik. Flavi, kas sa oled valmis oma saadetisi Troiga kohale viima? Aitäh abi eest, Francis! Hästi tehtud, sõbrad!
tegite täna suurepärast tööd. On aeg endale üks puhkus lubada.